Järgmise paari kohta teame koostööpaari kohta, kes meil selle eelmisel laupäeval siis selgusid. Ütleb Liisa. Et selle paari teadlane mulle meeldis väga, kui ta ütles, et ultraheli on helipilt. Mina sain teada, et kui pinksipalli sisse panna šampooni, siis ta veereb hästi elegantselt ja aeglaselt nõlvakust alla. Ja minule ei meelde, et helide spektroskoopia järgi on keskmised helid rohelised, madalad punased ja kõrgemad sinised. Ja siis veel oli tore fakt see, et ja kuigi see on nagu selle inimese teadlase arvates nagu hämar ja müstiline valdkond, aga et valguse ravis roheline värvus ravib. Ega muna on näinud, et ta ei veeriks seda siin annist kiiresti mõnda kaldpinda. Ja seal on üks lohku. Valgusabil näeme väga detailset pilti. Helide abil parimal juhul suudame eristada, kus suunas see hääleallikas on. No selles mõttes tegelikult siis me ühtegi asja ise ei saagi otse enam alati masinat ja selles on no seda vist nähtamata definitsiooni järgi ei saa, aga paljusid asju, mis on nähtamatud, me saame masinat abil näha tegelikult, seda küll. Jaakikas, mul on küsimus, et mida teie olete saanud teada oma kunstnikest? Kuidas te tutvustaksite neid paari? Solarise Needus ja 31. juulil tulge Alatskivi Liivi muuseumi, seal on Urmas Vadi uue Liivi teemalise näidendi etendus ja lavakujundus. Bravo! Aga äkki me siis näitame ka neid kunstnikke korraks, mis juhtus eelmisel nädalal. Meil on siin söödavat küll ja enam. Lihtsalt. Küsis loengu lõpus, et rääksid väga huvitavat jutt, aga võib-olla sa ütled meile nüüd lõpuks ära siis, mis asi see aeg ka on. Ma püüan seda viga mitte praegu teha ja siis kohe ka jõu ära defineerida. Jõuga on ime lihtne. Jõud on miinusmärgiga võetud potentsiaalse energia gradient. Kena. Energia tuleks ka veel defineerida siiski, eks ole, mida otsi lahtist jätta. Energiaga on mõneti lihtsam. Energia on aja niete suhtes invariantse Lagrangianiga füüsikalise süsteemi liikumisintegral. Seda viimast definitsiooni kui ma tahan oma abikaasat häiritada, ta on füüsiks ka muideks. Ma ütlen talle ja siis puhkeb kohe hirmus tüli, et ta siis niimoodi tohib asju inimestele seletada. Tänu Tarmo Soomerele ma nüüd tean, et ma tegelen sedasi oma abielu tsementeerimisega. Nii, aga jõud. Siin lehe peal kirjas on. Laval on lavajõud,
lava taga abijõud, saalis ollakse jõude. Jõukam ja jõudsam, õhujõud ja lennuvägi, merevägi ja perevägi, vald, maavägi ja maavägi, maa ja maastik, jõud ja jõustik, kerge jõustik ja raske jõustik. Räägime raske jõustikust. Seal on selline võte, et seal on need erinevad kaalukategooriad. Milleks see on, tähendab, on ju väga piinlik mõnel sellisel turskemal mehel, kui mingi kärbes talle tuule alla teeb. Seetõttu nad ongi pandud sedasi erinevad kategooriatesse, aga liigutame ka veidike. Palun tõuske kõik püsti nii palju, kui teil see võimalus on. Ja nüüd tehke nii, nagu mina teen. Hüppame kergelt ülesse. Nii, aitäh, võite tagasi istuda, saime kõik hakkama. Aga nüüd mõtleme, millega me tegelikult hakkama saime. Te tegelikult tegite ära praegu ühele vastasele, kes on teist miljard triljonit korda suurem, raskem selles mõttes. Te saite hakkama maakera raskusjõuga. Jah. Nii et on põhjust endale uhkust tunda. Muidugi küsimus, miks see maa meid enda külge tõmbab? Aus olles ei ole füüsikutel siiamaani selge. Et ole ka seda päris aus küsida. Ma siiski küsisin, kui ma rääkisin füüsikast Jõgeval korral lastele, seal lasteaialaps olid vanemaid ka, eks ole, ma küsisin, et miks maa tõmbab asju enda külge. No, üks poiss oli tark, mõtles veidikene, ütles, et maa sees on magma. Tõsi, aga üks väike neiu tahtis ka oma tarkust demonstreerida ja ütles, et maa sees on ussid ka. Tõsi, tema on, eks ole, aga ega füüsikut ja ühele mehele kukkus kunagi trumm pähe. See tulemus ei olnud siiski mitte letaalne, vaid andis selliseid huvitavaid vahetulemusi. Võib-olla kukkus veel mingeid asju pähe, sest neid seadusi on tal mitmesuguseid välja mõeldud. Tänaseks on ta siiski ära surnud. Nagu see füüsiku tulgase ütlemine on, et Newton on surnud, Einstein on surnud ja ka mina ei tunne ennast just eriti hästi. Nii. Aga siin kirjas on üks luuletus, mille ma sahtlist leidsin. Kuu kukkus mulle pähe ja purunes väikesteks kuukesteks, mis jäädes mu pea ümber tiirlema, moodustasid midagi Saturnuse rõnga taolist. Ma arvan, et mu peas peitub midagi, mis ei lase neil lahkuda. Einstein ütles, et raskusjõudu ei ole. Et ruum on lihtsalt kõver. Ja selle paisuta. Paisub, kuni lõpuks läheb lõhki. Kas te sellise mehe nagu Michael Velleri, venekirjanik, filosoof, teoreetlikult tuttavaid muidugi? Temal on selline tore idee, et inimkonna ultimatiivne eesmärk siin universumis ongi, et see universum lõpuks uuesti õhku lasta, korraldada uus pauk.
Nii. Ja nüüd neid, peale raskusjõu on neid jõude veidi veel. Kokku ütlevad füüsikud, et 4 fundamentaaljõudu. Tugev jõud, nõrk elektromagnetiline jõud, no ja siis raskusjõud ja gravitatsioon. See, et neid on nii palju, füüsikutele ei meeldi. Füüsikud tahaksid võimalikult lihtsalt läbi saada. Oleks üks jõud, nad kõik punti kokku keeratud, oleks tore küll. Ja umbes 3 tükki ongi juba küllaltki punti keeratud, aga selle raskusjõuga on häda või ennast esialgu juurde panna. Muideks sellest eestikeelsest jõusõnast mõnda aega tagasi oli Tartu ja Tallinna füüsikute vahel terminoloogiline vaidlus. Mina isegi ei mäleta, kumbad need ühed ja kumbad teised olid. Ühed olid jõumehed ja teised olid tungimehed. Mis teile rohkem meeldiks? Jõud või tung? Tungiv jõud. Tungiv jõud, eks ole. Või jõuline tung. Või jõuline tung. Nii. Jah. Aga ma olen peale eesti keele veel mõnes teises keeles loenguid pidanud. Ja ühe loengu isegi võro keeles, mida ma küll ei mõista, aga see probleem sai lahendatud niimoodi, et hea kolleeg, võroke ja võro keele entusiast, pani minu slaidid võro keele peale ümber. Loeng oli veest, see ei ole oluline, pärast naised küll pärisid, et miks ta soome keeles rääkis. Aga üks termin, mis mulle väga meeldis, vaat see sama pimpinevusjõud, millega me siin tegelesime. See oli võro keelde pandud silgas kiskamise himo. Nii on. Aga ja et seda juttu mitte väga pikaks veeretada, ma ütlen veel ainult ühe lause ja siis tuleb demonstratsioon. See lause on tuntud klassikaline lause. Ma olen osa jõust, kes kõikjal tõstab pead ja kurja kavatseb, kuid korda saadab head. Aitäh! Aga nüüd tuleb veel demo. See näitab teile, et see, mis teadlased teile kandipul ette kannavad, need on ilusad lõpptulemused. Aga tegelikult laboris käib väga siukene must ja sadakatsed lähevad nässu. Üks tuleb võib-olla välja ka. Veel üks. Ja, see. Ei ole jah, nii et meil on veel üks peaaegu õnnestust, te siiski nägite. America's power economic. Yeah.
sellega olemegi gravitatsioonil ära.